Ja kui on masin sisse lülitatud, siis kindlasti aitab see salvestusele kaasa. Keskkonnasõbraliku ürituse korraldamise juhendis, siis, mis mõeldud eelkõige algajatele, aga sealt võib leida, ma arvan, inspiratsiooniga juba need, kes on kogenumad tegijad. Miks me selle tegime? See oli üks väljund ühest koostööprojektist, mis oli siis nii Eesti organisatsioonid kui Läti organisatsioonid. Lisaks Tartu Loodusmajale oli kaasatud Eesti Roheline Liikumine ja kui päris aus olla, siis ütleme see idee või see algatus tuli hoopis ühelt Läti MTÜ-lt Homo Ecos. Aeg tegi oma töö ja meil vahepeal Läti partner vahetus, et lõpetas meeskonnas Web Multishop Company. Aga miks ma seda Homo Ecost ka välja toon, on see, et tema oli selle teemaga tegelenud juba kauem. Tartu Loodusmajale meil oli see uuem teema ja Roheline Liikumine juba tegutses selles valdkonnas. Konkreetselt sellest juhendist, kui te selle lahti teete, siis seal päris alguses on üks selline kontrollnimekiri. Kui ma saali vaatan, päris mitmed inimesed on tuttavad ja selles keskkonnateemadel juba aastaid pikalt tegutsenud ja mõtisklenud nendel teemadel, siis see kontrollnimekiri aitab teil vaadata, et kas see on teil tõenäosus sealt abi saada. Ehk siis sellised küsimused, kas üritusel saab jäätmeid sorteerida? Jah, ei kohaldu vastustega. Mida rohkem siis eitusi, seda rohkem suure tõenäosusega sellest juhendist teil saab abi olema. Minu jaoks, kes Tartu Loodusmajas üritusi korraldades, loomulikult on meile keskkonna hoid üks selline baasväärtustest. Ehk siis tavalise korraldaja mõttes on see meie väärtuste hierarhias kindlasti kõrgemal kohal. Ja minu jaoks oli näiteks selline üllatusküsimus, millel ma ei olnud varem mõelnud, need erinevad detailsused, et näiteks kas te palute cateringi firmal või kes iganes siis toitlustust pakub, klaasid eeltäita või mitte. Et võib-olla ei peagi alati kõik pokaalid ja klaasid kohe täis olema. Et see oli see üks näide ja muidugi, et kas te pakute kraanivett. Need näited, mida me selles juhendis kasutame päris alguses peale kontrollnimekirja, tulevad 4 näidet. Ja need on siis need üritused, mis meil tänu Eesti koostööprojektile natuke gramm rohelisemaks said jälle muudetud. Mõni rohkem, mõni vähem. Läti poolelt Valmiera ärikonverents, sealt kogemus, väliüritustelt Viljandi pärimusmuusikafestival, kes ka täna põhjalikumalt räägib, mis siis ka see aasta sai tehtud. See projekt siis aitas 2018. aastaga tegeleda spordiüritustes seiklus hundi orienteerumispäevakud ja siseruumides toimuvates üritustes siis üritus, millega ma olin ise seotud, õpilaste teadusfestival, mille peakorraldaja on küll Eesti Teadusagentuur. Ehk siis te saate valida, et mis tüüpi teie see üritus on. Need üritused tegelikult ju oma olemuslikult, et see üritus on kultuurikorraldajatele. Muidugi on küsimus, et kuidas me kultuuri defineerime. Selle teemal me võime veel vestelda pikalt, et kus need piirid jooksevad, aga need ürituste korraldamised üldjuhul need ikkagi sisaldavad samu aspekte, mida me silmas peame pidama. Ehk siis toimumispaik, see on kõige tähtsam. See määrab ära need võimalused, mida te saate või ei saa kasutada ja mis lisaasju teil siis on või ei ole vaja või teenuseid. Jäätmekäitlus, eraldi teemana toitlustus, erinevad hanked, materjalid, mis teil on ürituseks vaja ja siis ka kommunikatsiooni osa teabevahetus. See juhend on päris lühike. See oligi meie eesmärk, et kui vaadata ringi netis, ma pärast on 2 linki ka veel, on neid juhendeid ka väga-väga mahukaid. Aga võib-olla meil kõigil ei ole nii süva huvi ja ka aega päris 100 leheküljelisi juhendeid lugeda. Et see on siis selline kontsentraat. Kui te olete selle teoreetilise osaga ka juba ennast kurssi viinud nende erinevate näidetega, olete välja valinud selle sündmuse, mille sarnane üritus teil on ja läbi lugenud ka selle teoreetilise osa, siis mida on ka tähtis kindlasti meeles pidada, eriti
neil, kes võib-olla, kelle jaoks on see teema ikkagi natukene nagu uus või selline esimene katsetus, et ehkki neid valdkondi on tõesti palju, mida katta, sõltuvalt meeskonna suurusest, ehk ei pea kõike korraga ja kohe tegema, et olge kindlasti realistlik ja valige välja need valdkonnad. Tasub ka mõelda sellele, et mida te päriselt saate mõjutada. Kommenteerin korraks, hüppan tagasi nendele teoreetilistele nagu valdkondadele, millele te tähelepanu pöörate oma sündmust korraldades. Et meie juhendis ei ole eraldi tähelepanu pööratud energiale, aga Eesti kontekstis on võib-olla, see on ka üks selline esimene asi, kui te mõtlete oma sündmuse jalajäljele, et kui on siseruumi sündmus, siis kust tuleb elekter, mis allikatest. Et see on ka selline, aga teiselt pool jälle ole see realistlik. Meie ERMis saime teada, et on tavaline põlevkivi energiast ostetav elekter. Meil ei ole võimalust öelda, et selleks 2 päevaks vahetage elektripaketti. Aga mida rohkem võib-olla on neid küsijaid, seda suuremaks see surve muutub ja mingist hetkest võib-olla see juba on realistlik ja teevad need seminarikeskused ka oma valikuid juba pidades keskkonna aspekte silmas. Veel soovitusi, et kindlasti tuleb olla kannatlik ja varuda lisaaega, et teadlikud lahendused võtavad tihti natukene rohkem aega. Et võib-olla teenuse pakkujad ei ole valmis seda sinu soovi kohe täide viima. Või materjalide tellimisel, et kui on selliseid erisoove, ka teatud juhtudel, kui on sündmustel, te soovite tänada inimesi ja on kindel soov mingisuguse reklaam, sellise nagu kingituse järgi, siis tihti need sõbralikumad valikud nõuavad pikemat ettevalmistuse aega. Et kui ma olen ise, me siin oleme kolleegidega vaadanud ka erinevaid neid ka reklaamifirmasid, kus tihti tellitakse kas või neid joogipudeleid või mingeid tekstiile või asju. Et kui teie soovite siis sellist kas mõne keskkonnamärgisega mahepuuvillast toodet, siis ei pruugi seda lihtsalt laos olla ja see võtab kõik lisaaega või soovite te eraldi lasta teha näiteks erivajadusega inimestel teenusena. Ehk siis lihtsalt lisaaega. Aga ma usun, et see muutub järjest aasta-aastalt ka lihtsamaks, et see nõudlus tekib ja teine asi on ka muidugi see enda jõudlus ja meeskonna jõudlus nagu süveneda. Ehk siis see teema, mis on ka järjest rohkem ja rohkem üleval, et kus siis läheb see keskkonnasõbralikkuse versus rohepesu joon. Et püüda siis samal ajal mitte kaasa aidata rohepesule, mis tähendab siis keskkonnasõbralikkuse näitamist, ehkki see need valikud tegelikult ei ole sugugi nii säästvad ja säästlikud. Lisaks meie siis kodulehel olevale juhendile väga soovitan teil liituda, kes juba ei ole. Facebooki kasutajad on eraldi grupp rohelised üritused. Ja see on selline hea kogukond ja hea võimalus küsida nõu ja abi, jagada kogemusi või siis vastupidi, jagada ka neid altminekuid. Sellel keskkonnasõbralike ürituste korraldamise teemal toimus möödunud aasta oktoobris siinsamas Loodusmajas seminar, mis oligi, ma arvan, Eestis, selline esimene algus sellel teemal. Ja on plaanis seda teemat jätkata ka seminari vormis, et kindlasti me hõikame nagu selle aja ja kavad plaanid seal grupis ka maha. Et soovitan infovoo sees olemiseks sellega ka liituda. Siis meie oma kodulehel oleme ka kogume teemakohaseid või selliseid materjale. Nii ta nüüd ei taha põhjusel teisel seda näidata. Link on teil olemas, las ta praegu jääb. Sealt te näiteks leiate, keda huvitab teema, mis on ka selline, võib mattuda selle alla natukene
biolaguneva, komposteeruva plastiku teemalise kohtumise materjalid, mis toimus Tallinnas. Kadri Kalle, kes on ka meie seas, võib sellest ka lähemalt rääkida, et mis need erinevused on, ehk siis paljusid ürituste korraldajad, üks asi, mis kohe seostuvad, on jäätmeteke, kuidas seda vähendada ja ka see ühekordsete nõude teema. Et mis on siis mis ja mis siis on nii-öelda see rohepesu ja mis on siis see teadlik valik. Ja nüüd juhendeid käsiraamatuid teistelt autoritelt, et kellel on jõudu rohkem süveneda. 120 lehekülge ootab teid siis meie Läti kolleegide tehtud on Organizing Climate Friendly Events ja tartlastele ma kindlasti soovitan ka rohelise liikumise poolt loodud käsiraamatut Elisa Saksingu eestvedamisel valminud, mis on siis just nii-öelda Tartu spetsiifiline, kus on ka selliseid kontakte, soovitusi, sealhulgas reklaamitakse meie Tartu Loodusmaja kui ühte head keskkonnasõbralikku ürituse korraldamise paika siseruumides. Aga see on ka alati need andmed, mis nii-öelda ka vananevad, et olukord turul muutub. Ja siin on lõpetuseks veel mõned näited õpilaste teadusfestivalist. Kui meie seda aitasime kaasa, et oleks rohelisem, et siis see osa, kuidas me nagu teavitasime, see on sealt läbi käis üle 2500 inimese ja selleks, et nii-öelda ka külastajateni jõuda, siis me näitasime ka nii-öelda siltidena visuaalselt keskkonnas, et mis need väiksed asjad siis või suuremad asjad olid, mida konkreetselt selle ürituse korraldamisel sai tehtud. Seal olid ka keskkonnateadlikkust tõstvaid tegevusi. Et meie tänasel seminaril kindlasti soovitan tutvuda meie majas võõrustame ühte kunstinäitust Out of Mind, Out of Sight, ehk siis Not Out of Mind, Not Out of Sight jäätmete teemaline ekspositsioon, mis on nii sees kui väljas. Et see ka kindlasti paneb inimesi mõtlema, et nii-öelda eri. Ja kodulink on ka õpilaste teadusfestivali kodulehel, et kuidas meie siis, mis need asjad olid, mida me tegime, millele me tähelepanu pöörasime. Ja veel päris viimaseks reklaam meie käest. Ma arvan, et võib-olla ka Tartu tunnipäevad oskavad öelda, et kuidas läks nende kasutamine, et on sellised prügiraamid ja kaaned väikses mahus, saab meie käest laenutada oma väiksema mahuga üritusele. Aga minu poolt hetkel kõik. Aitäh! Piilusin siia küsimustesse, juba oli muidugi biolagunevatest nõudest oli juba küsimusi tekkinud, nendest võib-olla jõuab veel hiljem rääkida. Kas on hetkel kellelgi siin tekkinud veel mõni küsimus? Kui mitte, siis tegelikult mina ühe küsimuse küsin. Kas te olete kas või näiteks nende sama näidisürituste pinnalt, millest te siin rääkisid, püüdnud ka hinnata, kuivõrd kulud, mis keskkonnasõbralikumalt sündmuse korraldamisega kaasnesid, olid siis madalamad või kõrgemad sellest, kui oleks teinud nii, nagu alati on tehtud. Et olete te püüdnud kuidagi seda finantsilist poolt hinnata, et kas see mõjub sündmuse eelarvele pigem positiivselt või pigem raskekujuliselt või ei ole vahet? Kõige suurem vahe, ma arvan, tuleb toitlustusest. Et kui vaadata nii-öelda selliseid otsesid, kõigepealt asukoht määrab ära, eks ju, aga ütleme see kõige, ma arvan, ises kõige suurem kõikumine on seotud toiduga, sest on ka päris suur vahe, kas me praegu korraldame augustis seminari või konverentsi, kui on selline küllusaeg ja ka Eesti mahe on keskmisest taskusõbralikum või me korraldame aprillis, nagu oli või selle õpilaste teadusfestival. Et kui minu varasem kogemus ütles, et 1. oktoobris korraldatud konverentsi puhul oli see hinnavahe, ütleme, 20%, 15-20, siis aprillikuus oli ikkagi seal nagu pool tuli juurde. Ehk siis see on jällegi see, et vastavalt siis ka eelarve võimalustele, et siis meil ei olnud võimalik kõike teha, aga me tegime mingi osa. Aga paljudel juhtudel on ka see, et see võib tähendada ka tegelikult kulude kokkuhoidu. Et sa jätad mingisugused asjad tegemata, võib-olla sa teadlikult jätad reklaamkingitused tegemata, sa kasutadki vähem asju ja need, mida sa kasutad, on läbi mõeldud. Ja ka väiksed asjad, et korjad rinnasildid tagasi ja kasutad korduvalt.
jah, eelkõige on see, ma arvan, võib-olla inimeste tööaeg. Okei, aitäh!